Ma arvan, et need pildid, mida me praegu näeme, seal peaks kuskil Raul ka peal olema. Raul, anna käega märku, kus sa siin saalis viibid. Sarapit mõtlen. Eespool, jah? No, see on ilusti sellises reas, et päris esireast intervjuudus teha. See on see aeg. Meil on ajaga eriline suhe ringreasportlastel. Nii, Raul, ma tulen siit vahelt läbi. Aitäh. Et püsti tõusma ei pea, see mitte keerulist ei ole, aga samas kui tahad publiku poole näoga olla, saab ka püsti tõusta. Teeme nii, et istume siia kõrvuti. Vaata nüüd neid pilte. Tundub nagu eile. Jaa. Aga mind sa ei saadki olla, ma ei olnud seal brigaadis. See päev või sellel korrusel ei olnud, kui mind see tehti? Ei, ma ei olnud üldse seal kunagi. Kus sa siis olid? Mulle tundus üks mees täpselt sinu näogas. Ei, ma olin peakonstruktori osakonnas katselaboris. Katsetaja. Mis sa seal katsetasid? Jalgrattaid. Aru saada. Tead, mul on meeles üks lugu, mille sa mulle mõned aastad tagasi rääkisid, et kui nüüd sellest 20 minna järgmise juurde, 21 juurde, et siis just kui Eesti kaudu sattus tagumise käänmiku konstruktsioon Itaaliasse, saad sa seda natuke laiendada publikule, et mis seal täpselt juhtus, et kuidas Lottuse saba pandi itaalaste poolt pihta? Ei, see Margus Kuuse saatis neid pilte Itaaliasse. Autosprint oli selline ajakiri, kus neid siis avaldati, see 21 pildid. Jah, nendel tekkis seal küsimused, et kus on pärit need joonised või ideed. Kust nad pärit olid? Oma tehtud kõik. Muidugi, nii avalik koht siin ei saa üles tunnistada, aga ma saan aru, et tegelikult olid Inglismaalt pärit, eks ole? Ei, ma olen saanud ühe joonise Lotusest, oli stabilisaatori, külgkalde stabilisaatori joonis, rohkem pole saanud. Ja Lotus ei küsinud sult, kuidas samasugune Ferrari peale sattus? Ei küsinud. Veel ei ole küsinud, aga eks ajakirjanikud ilmselt olid süüdi, et see nii läks. Kui sa nüüd nägid siin neid videosid, kus ka sinu disainitud Estonia 21 ikka veel võistleb ja on, ütleme, Mondiali klassis esimene kõik need aastad pärast seda, kui need seeriatootmises olid. Ja kuidas tunne on? See on mingi arusaamatus. See sõitis peaaegu kiiremini kui see F4 Vildalooma, et selles mõttes oli seal esiotsas rebimine. Ja näiteks Open klassi teise kohamees sõites 2-liitrise Renault'ga ei saanud neile kiiretele mondialidele, sai järgi, aga mööda ei saanud. Jah, sel ajal, kui 21 sai tehtud, oli lubatud selline auto tasakaal, et sõitjajalad olid eespool esisilda. Ja see tegi auto väikse kiirusel stabiilseks. Peaaegu 50-50 oli kaalujaotus. Hiljem muudeti see ära ja autod muutusidki halvemini juhitavaks. Kaardist sai liinibuss. No nii, aga kokkuvõttes, mida ma mäletan veel Toomas Napa jutust, siis ta ütles, et kokkuvõttes on ta paljude vormelitega sõitnud ja Estonia 21 oli neist kõige terviklikum. Aitäh, Raul! Jah, aitäh! Ja väikse aplausi Raulile!